Planet Estonia, Pärnu rand. Kaugel Eesti edelaosas asub iidne päikese- ja kurameerimiskuurort Pärnu, endise nimega Perona. Kui suurem osa aastast on see linnake lootusetult uinunud, aga siis, kui aktuaalse kaamera diktor teatab, et Pärnus on vesi 22 kraadi, hakkavad üle Eesti siia kokku voorima karvased ja sulelised. Kuid miks? Mida nad ootavad? Mis on see saladuslik nähtamatu jõud, mis paneb 10 000 siia kitsale rannarebale koonduma? Nad kõik otsivad ühte, sobivat paarilist. Siia rikkalikult kaetud bufeelauale on koondunud kõik kaaslast otsivad organismid. Siin on Tartu kandist üherattalisel jalgrattal kohale lennanud valge kõht hipster, kes salamisi loodab õhtuhämaruses surfipaaris Nietzsche't tsiteerides skoorida. Siin on indlevad insta-tšikid, kes end fotografeerides ja poose võttes pälvivad paljude liigikaaslastest mehemürakate tähelepanu. Kuid kõigi nende üle peavad korda ja jahti nemad. Väljasuremisohus olevad kohalikud tippkiskjad, punase raamatu kandidaadid. Nad elavad ja jahivad gruppides, tavaliselt 4-8 kesti. Need on kohalikud Pärnu silekael rullnokad. Kui tavaliselt on Pärnu silekael rullnokkade tegutsemise raadios kesklinna kandis, seal kus ööklubid ja bussijaam, siis täna on nad tulnud rikkalikult kaetud toidulauda, Pärnu randa, et jahtida. Täna on kõik tingimused selleks õiged. Õhutemperatuur hetkel 21, vesi 22 kraadi. Bikiinide alt paistva tagatuhara paljastusprotsent on 98% ja Pärnu silekael rullnokkade testosteroonitase on tõusnud uskumatu 5 milligrammini iga kehakilogrammi kohta. See on nende võimsate isaste aeg, nende hooaeg murda, vallutada, valitseda. Kuid miskit väärilist on köitnud grupi tähelepanu ja äratanud instinkti. Jah, nad on silmanud ühte grupist eraldunud tütarlast. Tegemist on noore, kogenematu, esimest korda Pärnu rannarebale sattunud õrnema soo esindajaga, kes on eraldunud oma kaitsvast tšikikarjast. Silekael rullnokkade tähelepanu on nüüd 120%, vererõhk tõusnud 180 peale. Silekael rullnokad punnitavad muskleid, et näidata oma potentsi ja ühel neist paljastub kaelas läikiv kett. Tema on alfa rullnokk, keti kaelas kandmise ja esimesena lähenemise õigust omava alfaga. Samal ajal tütarlaps otsib ühel kohal pööreldes kõige soojemat kohta liival, võtab spetsiaalse linasest materjalist rannarätiku, laotab selle rannaliivale. Alfa rullnokk otsustab läheneda. Teised beetad puhastavad tabletud liivast, et lähenemisprotsess kulgeks sujuvalt, ilma ühegi häiriva hõõrdumiseta. Pisemad kasvu beeta rullnokal on alati kaasas niiske lapp, et puhastada alfa rullnoka ketti. On aeg minna. Nüüd on kõik nende grupi alfa teha, et kohaliku väljasureva Pärnu silekael rullnoka populatsiooni genofondi nii vajalikke uusi geene juurde tuua. 20 meetrit sihtmärgini. Silekael rullnokk alustab paaritumist kõnnakut. 10 meetrit sihtmärgini. Ihaldusobjekt on haaramiskauguses ja kõik on vaid vormistamise küsimus. Noor neidis on teda märganud ning võtab sisse lähenemist lubava poosi. Äkki silekael rullnokk võpatab. Mis segas seda eesmärgi kindlalt indiviidi jahi otsustavas lõppfaasis? See on 25 kilo raske misosloom, samade tunnustega nagu silekael rullnokk, kuid keerukad tätoveeringud nahal annavad aimu tema kõrgemast staatusest rullnokkade hierarhias. See on mega rullnokk. Tal on kaelas paks kuldkett, mille otsas pealuukujuline rüpats. Pettununa ja taandununa suurema ja võimsama isa sees teeb silekael rullnokk enese uhkuse säilitamiseks poole sammu pealt pette manöövrit. Pea langetamine on alistumise märk.
Alfa rullnokk on liiga kogenud, et hakata mega rullnokaga võistlema. Silekael rullnokk suundub oma toetava grupi juurde tagasi, et end veidi koguda ja üheskoos juhtunut analüüsida. Jaht seekord luhtus. Kuid mäng on taas alanud.